tere taas! Täna teeme gluteenivaba toorjuustukooki, mis ei vaja mingit ahju, vaid läheb hoopis külmkappi valmimisele. Vaja läheb põhimõtteliselt ainult 6 produkti või mingi vaniljeekstrakt mingi maitse andmiseks, toorjuust 1 pakk ja vahukoor ja meie lemmikud gluteenivaba küpsised loomakese kujuga. Sain nüüd selle põhjakese siin enam-vähem korda, natuke kasutasin selle smoothie blenderi abi, aga see väga ei aitanud. Ülejäänud lihtsalt tegin näppude vahel katki. Nii ka kuni või sulab. Teeme toorjuustu lahti, tegelikult see tuleks ka sulama panna. Aga jah, kohe paneme. Lisasin nüüd või siia küpsise segu sisse, tegin põhjakese valmis. Te kindlasti küsite, et miks ma teen kõik oma toidud karpi. See on sellepärast, et mul ei ole hetkel mingisuguseid kööginõusi ja ilgelt mingit perenaise, kodunaise equipmenti nii-öelda. Ja niimoodi nii-öelda põlve peal ajab ka asja ära, sellepärast ma neid retsepte teile näitangi, et kui sa näiteks elad kuskil sellises kohas, näiteks enamus läksid ülikooliga see aasta, tahad võib-olla midagi jämmad teha, aga nagu ruum on piiratud, kitsendatud, siis saad vabalt teha. Tegin smoothie blenderiga selle vahukoore valmis, see sai mingi äkki 2 sekundiga valmis või. Ja nüüd ma panen selle toorjuustu kookospalmi suhkrusegule. See vahukoore toorjuustu kookospalmi suhkrukreem näeb välja selline. Teate, ma tavaliselt ise neid kooke ja asju ei söö, mis ma siin teen, sellepärast et mul on kaloridefitsiit. Ma küpsetan neid oma kaaslasele, või mitte küpsetavad teen, sest et keegi rääkis ka kunagi, et kui sa oled natuke dieedi peal, ehk siis sa ei saa süüa põhimõtteliselt, oi, mul hakkas näpust verd jooksma, ei saa valimatus koguses süüa, siis sa hakkad teistele inimestele süüa tegema. Ja mina olen täpselt praegu nakatun selle asja. Valmis see kook nüüd sai. Ma kohe näitan teile üldpilti ka ja läheb külmutuskappi, külmkappi. Nii, põhjaks siis gluteenivabad küpsised või täidiseks toorjuust, vahukoor, kookospalmi suhkur ja mingi vanilje, moka, mingi kohvi ekstrakt. Veits panin seda ja peale veits purustatud küpsiseid. Nii, ja see läheb kappi, külmkappi. Ja teid kindlasti huvitab, mis võiks olla ühe selle juustukookikese kaloraaž. Ma ütlen, et see kaalub mingi, ma ei tea, 400 grammi või 500 grammi heal juhul. Ma ei tea, aga ta on üpriski kerge. Ja ma arvutasin kokku, et siin peaks nüüd olema 2195 kilokalorit. Ehk siis, kui terve selle koogi ära sööd, õnneks ma ise ei söö, aga jällegi, ma räägin, kui sa palkid, kui sa tahad kaalus juurde võtta, siis mingi üks päev süüa, teine päev süüa on ju päris hea kaloraaž. Aga mitte siis, kui sa tahad dieeti teha, siis sa saad mingi hästi väikse. Ütleme 4 äkki süüa iga päev.